Laia riigikaitse ja elanikkonnakaitse õppuse Ilves 2026 kulg on jõudnud nii kaugele, et praegu saavad naiskodukaitsjad teha seda, mida nad kõige paremini oskavad. Evakuatsioonirühmad üle Eesti on võtnud enda valdusesse ette nähtud evakuatsioonikohad, need ära märgistanud ja praegu käib kauba vastuvõtt. Millised oskused täna fookuses on? Ennekõike logistika ülesanne, mida siis Päästeamet harjutab logistikaketti ulatusliku evakuatsiooni raames, et testida, kuidas läheb siis varustuse laialivedu ja kuidas evakuatsioonide kohtade ülespanemine läheb. Et meie siis roll on siin just keskenduda nii-öelda varustuse vastuvõtmisele ja evakuatsioonikoha valmis seadmisele. On kulunud päevi planeerimistöid, et üks evakuatsioonikoht käima saada. Täna on siia läinud juba tunde ja tunde vaprate naiskodukaitsjate tööd, et see koht näeks välja just selline. Millised õppekohti näeb Päästeamet täna siin ja praegu õppusel Ilves 2026 Raplas Sadalini spordihoones? No, esimene asi, mida me ja kõige peamine, mida me praegu selle õppuse käigus õpime ja läbi harjutame, on see, et kui kaua võtab aega see logistika, et varud jõuaksid kohale nendesse evakuatsioonikohtadesse, kui kiiresti jõuavad inimesed, kes siin evakuatsioonikohas töötavad, kogu selle evakuatsioonikoha nende varudega ette valmistada. Ja nagu me praegu näeme, siis peaaegu 8 tundi on sellest otsusest aega läinud, et hakkame evakuatsioonikohti ette valmistama. Selle ajaga siia Raplasse on ilusti kohale jõudnud kogu see majutusvarustus. Naiskodukaitse on, mulle tundub, et rohkem kui poole peal juba see ruumi ettevalmistamisega, et mis puudutab majutusvarustuse laiali jagamist siia. Ja isegi kui praegu peaksid inimesed siia tulema, siis võib öelda, et naiskodukaitse on enda töö juba ära teinud, sest siit edasi saavad inimesed ise juba päris hästi hakkama. Ja näha oli ka seda, et kõik need ruumid, mis otstarbega mingi ruum on, olid ilusti ära märgistatud, kõik on juba läbi mõeldud. Ehk siis naiskodukaitse on suurepäraselt selle plaani, kuidas see hoone kasutusele võtta, juba ellu viinud. Nüüd tehakse juba inimestele sellist mugavusteenust, et pannakse padi õige koha peale ja et inimene saab juba tulla siia ja majutada. Oleme näinud, mis toimub evakuatsioonikohas, mis toimub õues, aga mis elu elatakse staabis, selgub nüüd. Täna siia inimesed küll evakuatsiooni kohta ei tule, aga mida üllatavat inimesed ei pruugi teada evakuatsioonikoha kohta? Vaat see on küsimus, millele mina ei oska vastata, sest et mina olen selle asja sees ja mina tean. Kuigi kui ma räägin oma sõpradele, tuttavatele, siis nad tõesti ei tea, et me oleme tegelikult osa ühtsest süsteemist, me oleme nii-öelda selle riikliku sellise kriisi ulatusliku evakuatsiooni juhtimise nii-öelda selle süsteemi osa. Ja meid kutsutakse välja, et meil on ülesanne esimesed 7 päeva seda kõike majutada. Et just nimelt seda teevad vabatahtlikud. Ma arvan, et see on midagi, mida lihtsalt võib-olla me ei ole piisavalt palju rääkinud. Aga võib-olla vajagi teada. Nii täpselt. Aga kui homme oleks vaja seesama asi päriselt uuesti kuskil püsti saada ja käima, kas see oleks võimalik? Ma arvan küll. Jaa. Ilvese nime ei valitud õppusele juhuslikult. Ilves on iseseisev, nutikas ja osav. Sageli ei ole teda näha ega kuulda, kuid jäljed kinnitavad, et Ilves on alati valvel ja tegutseb, nagu naiskodukaitsjadki, kelle silmad särasid pika ning väljakutsete rohke tööpäeva lõpuski. Mida sa, hea Margit, täna õppinud oled? Täna ikka meeskonnatööd, siin nii-öelda naiskonnatööd ja kätel vaja lasta kiirelt käia ja seda olengi. Mille üle sa täna kõige uhkem oled, millega sa hakkama oled saanud? No kõik, mis siin on. See on ju meie ühistöö, et ma ei saa öelda, et mina olen uhke. Aga kui siis võib-olla selle üle, et õppisin roklaga sõitma. See oli esimene kord täna. Ja ma olin sellest üllatavalt osav.